USA sõjaväel on baasid üle kogu maailma, kuid on üks väike maatükk, mida enamik ameeriklasi eirab. Aga kui see homme kaoks, kaotaks USA koheselt oma eesliini positsiooni Vaikse ookeani piirkonnas. See ei ole ka Hawaii. See ei ole mingi salajane baas. Aga just see määrab, kui kiiresti Ameerika suudab sõjale reageerida. See asub üksinda ümbritsetuna tuhandetest miilidest ookeanist. Liiga kaugel, et seda lihtsalt kaitsta. Liiga oluline, et sellest loobuda. Raketid võivad sinna ulatuda. Pommitajad saavad sealt startida. Kõik selle juures karjub haavatavuse ja vajalikkuse järele. Kui Aasias algab kriis, ei tule esimene tõsine samm Washingtonist. See tuleb siit. Ja peaaegu keegi ei mõtle sellele enne, kui nad peavad. Enamik inimesi kuuleb nime Guami ja mõtleb troopilisele saarele. Võib-olla mingile vanale sõja ajaloole. See jätab asja tuuma täiesti tähelepanuta. Vaadake, kus see tegelikult asub ja kõik muutub. See on viimane Ameerika pinnatükk enne Aasiat. See on täpne punkt, kus USA võim lakkab olemast teoreetiline ja muutub vahetuks. Ja äkitselt pole küsimus enam selles, kus Guam asub, vaid miks see üldse nii oluline on. Suurim probleem Vaikse ookeani piirkonnas on kaugus. Lennuki Kanja löögirühma liigutamine läänerannikult võtab nädalaid. Isegi Hawaiilt kulub täiskiirusel päevi. See kulutab kütust, reedab liikumised ja annab vaenlasele aega valmistuda. Guam kõrvaldab selle viivituse täielikult. See ongi see, mis muudab geograafia hoovaks ja hoova millekski, millest Washington ei saa loobuda. Saar toimib nagu alaline lennukikandja, mis ei liigu kunagi, ei vaja kütust ja mida ei saa uputada. Ja ta peale kauguse on veelgi olulisem eelis – kontroll. USA'l on baasid Jaapanis ja ta hoiab kohalolekut Filipiinidel. Kuid need baasid alluvad välisriikide valitsuste reeglitele. Need valitsused võivad kehtestada piiranguid, põhjustada viivitusi või isegi takistada USA'l rünnakuid alustamast. Guamil neid probleeme ei ole. See on 100% Ameerika territoorium. Ja siin muutub geograafia lihtsalt huvitavast ohtlikuks. See siin on vaidlustamata õigus rünnakuid alustada. Sõjaväe planeerijad jagavad Vaikse ookeani saarte ahelikeks. Esimene, mis kulgeb läbi Jaapani ja Taiwani, jääb vaenlase rakettide ulatusse ja on juba haavatav. Guam on teise saare ahela ankur. See asub piisavalt kaugel, et anda varajast hoiatust, kuid piisavalt lähedal, et kohe vastulöök anda. Ja see tasakaal teeb selle asendamatuks. See geograafia kujundab nüüd täiesti uut sõjastrateegiat. Selle asemel, et koondada jõud ühte kohta, hajutab USA need laiali. Naabersaartel Tinjanil ja Saipanil ehitatakse või taastatakse väiksemaid baase. Guamis saab sõlmpunkt. Kõik muu on nagu kodarad. Lennukid hajutatakse, relvad viiakse ümber. Ühest sihtmärgist saab mitu. Üks raketirünnak ei halvasta enam kogu süsteemi. Aga see jõud, see strateegia nõuab tohutuid investeeringuid ja toob kaasa tagajärgi. Valitsus on eraldanud miljardeid dollareid, et muuta Guam eesliiniks. Andersoni õhuväebaas ehitatakse ümber, et see suudaks vastu pidada otsesele rünnakule. Elektromagneetiline varjestus, plahvatuskindel infrastruktuur, süsteemid, mis on loodud töötama ka pärast raketitabamust. Rajatis on kaetud elektromagnetilise varjestusega, et see suudaks toimida pärast raketirünnakuid või EMP-rünnakuid. Samal ajal avab sõjavägi merejalaväe baasi Camp Lasti. See on esimene uus merejalaväe baas aastakümnete jooksul. Tuhanded merejalaväelased paigutatakse siia ümber eesliini väena. Siia ehitamine on aga keeruline ja kallis. Pinnas on poorsest lubjakivist. Rajad, sadamad ja punkrid maksavad siin palju rohkem kui mandril. Kuid USA jaoks on see hind seda väärt. Asukoht on seda väärt. Selles punktis lakkab see välja nägemast nagu baasivõrgustik ja hakkab meenutama Vaikse ookeani piirkonna alalist eesliini juhtimiskeskust. Opera Harboris uuendab merevägi infrastruktuuri, et toetada tuuma allveelaevu ja suuremahulist logistikat. Meeskonnad ehitavad tugevdatud betoonkaiasid ja spetsiaalseid hooldustokke Virginia-klassi tuuma allveelaevade jaoks. Laevu saab nüüd remontida ja uuesti kasutusele võtta ilma, et peaks tagasi Hawaiile või Californiasse minema. See vähendab reageerimisaega oluliselt. Allveelaevad saavad jääda vaidlusalustele vetele kauemaks. Laevastik püsib kauem aktiivne. Kuid sõjavägi ei ole ainus põhjus, miks see saar on muutunud asendamatuks. Seda ümbritsev ookeanipõhi kannab midagi sama strateegilist kui ükskõik milline rakett. Guami ümbritsev ookeanipõhi võib olla see, mis kontrollib ülemaailmse majanduse tulevikku. See saar on oluline digitaalse liikluse sõlmpunkt üle Vaikse ookeani.
kus andmed liiguvad spetsiaalsete fiiberoptiliste kaablite kaudu, mis asuvad merepõhjas. See ühendab Põhja-Ameerika andmekeskused finantskeskustega Singapuris, Taiwanis ja Austraalias. Saarest möödaminemine aeglustaks liiga palju kiiret aktsiakaubandust ja sõjalist kommunikatsiooni. Kui need kaablid läbi lõigata, seiskub Kagu-Aasia digitaalmajandus. Triljonid dollarid automatiseeritud aktsiakaubanduses, laevade jälgimises ja turvalistes sõnumites kaoksid hetkega. Seetõttu integreerib USA sõjavägi selle süsteemi laiematesse võrkudesse, ühendades satelliidi, drooni ja veealused andmed ühte juhtimisstruktuuri. Need andmekeskused ei ole lihtsalt hooned. Need on sõlmed kaitstud võrgus, millel on sõjaväelise taseme turve ja dubleeritud toitesüsteemid, mis on ühendatud föderaalse infrastruktuuriga. Nüüd ei ole see enam ainult sõjaline positsioneerimine. See on majanduslik infrastruktuur, mis on otseselt seotud sellega, kuidas Vaikse ookeani piirkond tegelikult toimib. Valitsus kulutab miljardeid ja see on selge sõnum. USA ei loobu kunagi sellest asukohast. See sõjalised kulutused teeb ka midagi muud. See tõmbab teistsugust tähelepanu. Mitte sõjaliste strateegide, vaid miljardäride tähelepanu. Ja kui see kaitsetase on saavutatud, hakkab kapital seda kohtlema kui infrastruktuuri, mitte kui territooriumi. Guam pakub midagi, mida mujalt ei leia. Ameerika lipu pakutav kaitse, tugev dollar ja maksusoodustused, mis ületavad traditsioonilisi maksuparadiise. Kõik ühes kohas. Raha ei lahku tehniliselt kunagi USA pinnalt, kuid tegelikkuses saab seda liigutada struktuuride kaudu, mis muudavad USA maksuametil selle jälgimise või maksustamise reaalajas keeruliseks. See on sageli seotud niinimetatud peegelkoodeksiga. See kopeerib USA maksusüsteemi, kuid raha jääb koha peale. Guam võib pakkuda tohutuid maksusoodustusi, mõnikord kuni 100% aastakümneteks. See on selline tehing, mida mandri USAs kunagi ei saaks. Kohaliku valitsuse jaoks on see tehing üsna lihtne. Loobu maksutulust, et meelitada ligi miljardeid sularaha deposiite ja kõrgetasemelisi arendusprojekte, mida föderaalsed toetused ei rahasta. Miljardääride ja ettevõtete jaoks on see täiuslik seaduse link. Raha jääb tehniliselt USA pinnale. Sellel on Ameerika kohtute täielik kaitse, mis hoiab selle välisriikide valitsuste või kohaliku korruptsiooni eest turvalisena. Ja samal ajal asub raha maksusüsteemis, mis on loodud rikkuse kaitsmiseks. Ja see kõik on loonud konkreetse finantsstrateegia tüübi, oma kindlustuse. Ettevõtted loovad siin oma kindlustusseltsid, arvestavad kindlustusmakseid mandril ärikuludena maha ja maksavad peaaegu üldse makse. See on seaduslik ja seda kasutavad suured, hästi välja kujunenud ettevõtted, kuid mõned keskmise suurusega ettevõtted ja ettevõtjad hakkavad samuti seda võimalust kasutama. Siiski toimib see endiselt rangete reeglite ja tiheda järelevalve all, mitte lihtsa seaduse lüngana. Kuna seda käsitletakse kui USA sisest kindlustusstruktuuri, saab see mööda minna rangetest rahvusvahelistest reeglitest või traditsiooniliste maksuparadiisidega kaasnevast kontrollist. Nad saavad täpselt samad eelised ilma halva meediakajastuseta. Investorid paigutavad oma aktsiaturu kasumi kohalike projektide, näiteks luksuskorterite või tehaste ehitamisse, ning lükkavad edasi või kustutavad täielikult oma föderaalsed maksukohustused. Kui sa ühendad selle föderaalse soodustuse kohalike maksusoodustustega, langeb tohutu ehitusprojekti tegelik maksumäär peaaegu nullini. Need investorid sihivad ainult kinnisvara, mida kaitseb sõjavägi. Sellistes linnaosades nagu Tamaning või Dodado on hinnad täielikult lahku läinud kohalikest sissetulekutest. Enamiku elanike jaoks pole palgad sammu pidanud, kuid kinnisvaraturg tõuseb ikka edasi. Kõrge inflatsiooni ja nõrkade valuutade tingimustes üle maailma on füüsilise maa omamine, mida kaitseb USA sõjavägi, palju turvalisem kui riigi võlakirjade hoidmine. Filipiinidelt pärit SM Group on agressiivselt kokku ostnud maad ja äripindu, mis olid varem kohaliku turu jaoks liiga kallid. Nad ei plaani seal tavalisi hotelle pidada. Nad kasutavad seda maad lihtsalt turvalise kohana, kuhu oma raha paigutada. Tegelikult on see täiesti loogiline. Investorid näevad täpselt samu sõjalisi ohte, mida kindralidki näevad. Nad panustavad sellele, et USA territoorium, mille kaitsevõimet ulatuslikult tugevdatakse, on ülemaailmse kriisi ajal kõige turvalisem koht maailmas, kuhu oma vara peita. Samasugused raketid, mis on suunatud sellele saarele, on põhjuseks, miks miljardärid oma raha sinna liigutavad. Kui rikkad investorid oma jõukust kasvatavad, tunnevad tavalised inimesed selle sõjandusmajanduse pitsitust.
sõjavägi ehitab oma baasidesse tuhandeid kodusid, kuid saabuvate sõdurite hulk valgub siiski ka kohalikesse linnadesse. Kohalikule kinnisvaraturule sisenevad sõjaväelased saavad föderaalse eluaseme toetuse, mis algab sageli umbes 2500 kuus. See riigi raha loob üüride hindadele kunstliku aluse. See annab sõjaväelastest üürnikele võimaluse kohalikke peresid samade majade pärast üle pakkuda. Ühe perelamu mediaanhind tõusis 2026 aasta alguses üle $452,000. Kohaliku keskklassi jaoks, õpetajad, mõõduööd ja riigitöötajad, kes linna töös hoiavad, need numbrid lihtsalt enam ei klapi. Unistus oma kodu omamisest vahetatakse välja kaitsetööstuse logistika toetamise vastu, kuid seesama väärtus, mis seda kaitseb, paneb sellele ka sihtmärgi selga. Kaasaegses sõjas kulutab vaenlane miljardeid sihtmärgi hävitamiseks ainult siis, kui selle kõrvaldamine rikub vastaspoole võime võidelda. Ja Hiina suunab oma raketid otse sellele väikesele Vaikse ookeani saarele. TF-27 rakett on ehitatud just selle koha tabamiseks. Kaitseeksperdid nimetavad seda Guami tapjaks. See suudab lennata 2500 miili kaugusele ja kanda tuumalõhkepeasid. See on kiirem, see lendab madalamalt ja on raskemini jälgitav. See on loodud traditsioonilistest raketikaitsesüsteemidest möödapääsemiseks. Ja see ongi paradoks. Mida ohtlikumaks see saar muutub, seda väärtuslikum see on. Selle vastu tegutsemiseks ehitavad Ameerika Ühendriigid $8 miljardi suurust raketikaitsesüsteemi. Kihilist kilpi, mis ühendab saarel mitmeid erinevaid tõrjesüsteeme. See seob mitu raketipatareid üheks arvutivõrguks. Peamine eesmärk on tõkestada rünnak, kus 10 vaenlase raketid langevad samal ajal kõigist suundadest. Ameerika maksumaksjad rahastavad kõige arenenumat raketikilpi, mis kunagi ühe saare kohale on ehitatud. Ja kui erakapitalifirmad investeerivad siin andmekeskustesse või laevandustaristusse, tegutsevad nad kaitsekilbi all, mis maksab rohkem kui ümbritsevad majandused. Sõjavägi tagab saare turvalisuse ja just see turvalisus muudab erasektori kapitali eemaldamise keerulisemaks, mis ongi koht, kus kaalul olevat ei saa enam eirata. See, kui saarest saab suurriigi eesliin, ei tule kunagi ilma hinnata inimestele, kes seal juba elavad. Ja Guami puhul pole see erand. Kui maailma suurriigid ja miljardärid siia tulevad, kaotavad need inimesed, kes on siin kõige kauem elanud, oma kontrolli. Põlisrahvas Chamorrod moodustavad ligi 35% kohalikust elanikkonnast. Nende ajaloolised maaga seotud õigused põrkuvad otseselt sõjaliste vajadustega. Neil on piiratud poliitiline võim. Majanduslikult jäävad nad teistest maha. Inimestel, kellel on siin kõige sügavamad juured, oli kõige vähem kontrolli selle üle, mis toimub. Ja see toimub otse radari kupelte all maa sees. Sõjaline laienemine hävitab iidseid ajaloolisi paiku ja loodusvarasid. 2011. aastal sõlmis merevägi kokkuleppe kohalike muinsuskaitseametnikega. See eemaldas bürokraatia ja tegi ajalooliste alade tühjendamise lihtsamaks. Lahinglaskmise harjutusväljaku rajamiseks Maguas kaevasid töömeeskonnad välja ja hävitasid tuhandeid iidseid ja kultuuriliselt olulisi esemeid. Bulldozerid tasandasid 4000 aastavanuseid metsi, et teha ruumi radarikuplitele. Suurim võitlus käib Tarague rannas. Kohalik rühm nimega Britaili Tekian püüab takistada sõjaväel vanade pommide õhkimist vabas õhus. Nad võitlevad ka uute lasketiirude vastu, mis on ehitatud põhjapoolse Guamlensi põhjaveekihi kohale. See maa-alune veevaru annab saarele 80% selle puhtast joogiveest. Kemikaalid võivad kiiresti läbi kivimi imbuda ja veevarustuse hävitada. Ja kuna saar on isoleeritud, oleks põhjaveekihi kaotus katastroofiline. Sõjalise kohaloleku suurenemine on jaganud saare hierarhiaks, mille poolt keegi ei hääletanud. Kõige tipus on sõjalistööstuslik kompleks piiramatute rahaliste vahendite ja föderaalse kaitsega. Nende all on kohalik keskklass, kes neelab inflatsiooni, mida kaitsetööstuse töötajate palgad tekitavad. Ja kõige all tuhanded migrandid Marshalli saartelt, Mikroneesiast ja Palau, kes võtavad vastu rasked ja madalapalgalised ehitustööd, mis hoiavad kogu masinat töös, elades raketikilbi all, mis pole nende jaoks ehitatud. 2026 aasta sündmused määravad saare täpse rolli igas tulevases sõjas. Õhu- ja raketikaitseplaan on seaduslikult heaks kiidetud ning esimesed lepingud liiguvad kiiresti. Aeg, mil uued investorid said odavalt sisse osta, on möödas. Sõjavägi plaanib paigutada saarele merejalaväe rannikurügemendi. Washington peab seda saart absoluutseks eesliiniks, mitte tagavarabaasiks.
kui Ameerika Ühendriigid tahavad jätkuvalt sõjalist jõudu Aasiasse projitseerida, peavad nad hoidma just seda 30-miilist kivist tükki. Valitsus plaanib järgmise 10 aasta jooksul kulutada infrastruktuurile miljardeid. Ükski tulevane president ei loobu sellisest investeeringust. Saar, mida enamik ameeriklasi eirab, on see, mille pärast ülejäänud maailm võitleb. Washington valas betooni ja ühendas radarid. Peking programmeeris oma hüperheliraketid ja saatis oma laevad Filipiini merre. Ja põliselanikud peavad seal toime tulema tohutu sõjalise malemängu tagajärgedega, mis on planeeritud tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kes iganes hoiab seda saart järgmised 50 aastat, hoiab ka Vaikset ookeani. Ja just seetõttu otsustatakse Guamil järgmine jõudude tasakaal. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Mäppäkis.